Noh, kuidas me siis hoolduseta läbi saame? Kõik areneb ja me ei saa enam aru, millist remonti alustada ja kus lõpetada. Mul oli varasema traktoriga selline lugu. See oli tollal uus ehk töötanud umbes 50 mototundi. Töötasin elektrikutega kõrgepingeliinide all ja masin läks hulluks. Sõidan teele ja esiots sõidab ühtemoodi, tagumine ots teistmoodi ning siis muutub jälle. Ütlen, ma ei mõista, mis siin toimub. Helistasin Cat Service'i teenindusse. Nad tulid ruttu vast järgmisel päeval kohale. Tegid masina kiiresti korda, tegid garantiihoolduse ja pärast seda ei olnud mingit häda. Nad tulevad kohale juppide, määrde ja kõigega. Nad teevad oma töö korralikult ära ja jätavad hüvasti. Kõik kalkuleerivad hoolduskulusid. Koos müügilepinguga allkirjastatakse Easy Service'i leping ja klient näeb hindu, kui palju see teenus talle maksma läheb. Tal ei ole mingeid lisakulusid. Kõik on enne kindlaks määratud. See võimaldab selgust raamatupidamisdokumentides. Seda võib nimetada planeerimiseks. Cat Service'il on head meistrimehed. Kui miski on arusaamatu, helistad ja nad seletavad kõik ära. Remondi vajadusel saabuvad tehnikud kohale, teevad kõik korda ja sõidetakse jälle minema. Meie aga jätkame tööd.